tulemast tagasi Maiki TV-le. Täna oleme suundumas Tartusse, kuna seal toimub suur suve MMA laager. Minu jaoks tähendab see laager ka algust ettevalmistus rajuks, mis toimub 20. september Tondiraba jäähallis. Seekordne laager toimub siis spordivõime Englandes, nad avasid just hiljuti endale uhke ja uue saali, nii et see on ideaalne koht, kus teha laager. Neil on täismõõdus puur, korralik mati ja seinaala ja ka jõusaal, aga aitab kõlastada. Läheme trenni. On ülihead päriselt. Räigelt paksud, nagu tõesti on hea lüüa nagu esimesest trennist väike märka küljes. Nii see käibki, õss, no. Aga nüüd vurame tagasi Englase saali, sest et pean tegema vähe meediatööd või promotööd. Täpselt isegi ei tea, mis saama hakkab, aga mina Raigo Kutsar ja Genka hakkame mingit pulli tegema, nii et eks seal selgub, mis saab ja äkki saan teile ka midagi näidata. Hommikutrenn, väga mõnus, trille palju, mount'ist pääsemised lõppu ja muu selline möll. Väga hea trenn oli tõesti. Ja omamoodi päris mõnus on ka see, et esimene trenn on kell 9, teine trenn on kell 3, lõpeb 4:30 ja siis on vaba ülejäänud õhtu, nii et jätan ette ikka kaasa, et saan nendega olla õhtuti, mis on päris hea. Vot, Tartus täna ilus ilm, täitsa suvine värk, pole paha. Genka, kes võidab, kas Topuria või Charles Oliveira? Ahah. Kurat, ikka Topuria vist tema vastu ei korda. Ta ei ole kaotanud, siis neid meeste vastu, kes ei ole kaotanud ja vastu ei ole raske kordi panustada. Ja kuidas ta võidab? No väidetavalt ise ta ütles, et esimese raundi knockout. Ja kas Alexander Pantoja kaitseb oma tiitlit või tuleb and new? Ei tule. Ei tule? Pantoja jääb? Jah, saada kossa. Hiljuti tuli välja ka minu viimane fight Raju Damian Zaharia vastu, kus ma võitsin esimese raundi KO-ga viimasel sekundil. Päris vingel järele vaadata seda. Tegelikult see hea tuhina kohe, et peame veel paremaks saama, et järgmise Rajul veel võimsam olla. Kui sa õppis ära, see tegema, ma polnud ära teinud. Kui seal vlogil ei ole midagi rasket ka ju. Ei no sellest, kui ta tahab teha mingid räigud, mingid transit. Pääseb ära või? Jah, nööriga lööd, kõiega peksad teda. Võta kõis, Niko. Kõiega. Pead üles tõsta. Keera õlg vastu matti, Kaamerameest, film kaamerameest, alati main thing. Pohhu ise. Oi.
ja seal oli Romet Eestikatel. Three boys, one grappling. Ega Niko ikka trennist peale tuli. Niko ammu magab juba. On laupäeva hommik ja praegu just siirdume sparrima. Ui, silma all päris ilus. Aga igatahes, täna hommikul sparr. Aga seda ma teile kindlasti ei näita, kuna sparri enam ei saa näidata. Juba oleme vormi ehitamisega raju suunas, nii et nüüd jäävad sparrid ainult minu enda jaoks. Tänane lõuna, kanaburger kartulitega. Sõidame. No kaua? No. Hommikust on pühapäev ja aeg minna trenni. Hommikul muidugi juba UFC vaadatud ja peab mainima, et Asturi astroloogia pani 3-3 täppi ennustused, nii et võtke välja. Ja mis seal öelda on? No, Ilja Topuria on ikka midagi, mida pole varem näinud. Et julm panna Charles Oliveira niimoodi magama. Väga rets. Kai Kara Francis on üldse Pantousale vastu. Ja Ilja Topuria koha pealt võib öelda seda, et kõik UFC fännid. Ainult see laul mängib peale nüüd terve päev. See laul ja Canelo boxing esijala peal. Ei, jõhker. Selle tuhhi võtta praegu hea minna trenni. I'll get a box for you.